See kevad tuli 19. hooaega alustavale Hawaii Express Estonian Cup sarja jaoks veidi teisiti. Nimelt hooaja avaetapp EK partnergrupp 5 Põlevakivi rattamaraton oli üheks osaks uuest velotuurist, mis mõeldud tipptasemel maastikuratturitele. Täpsemalt, esmakordselt Eestis toimus 4 osavõistlusest koosnev maastikuratturite UCI teise kategooria velotuur Kiviõli MTB Fest, mille nime sponsoriks Muuga betoonelement. Meil on üks väike unistus. Me tahame ikkagi väga vägisi, et üks eestlane jõuaks ühel päeval ikkagi, ta on küll jõudnud juba, mul tuleb meelde, aga et eestlane jõuaks jälle maastikuratta olümpiamängudele ja selleks ongi siis nagu siin Ida-Virus korraldatud üle hulga aja esimene selline maastikuratta mitmepäevasõit UCI kategooria, kus on hästi palju UCI punkte võimalik korjata selle saavutuse nüüd saamiseks ja sellel põhjusel me seda siin nüüd teeme ja tegelikult plaan on teha ja vastu pidada vähemalt 2 aastat, et reitingusüsteem on selline, et loetakse 2 eelneva aasta punktid kokku ja peale nüüd seda meie võistlust kusagil 15. läheb selle aasta reitingutabel lukku ja siis 16. uuesti lahti ja järgmine aasta, kui me peaksime samal ajal tegema, siis läheb uuesti kinni, et sinna vahemikku me üritame nüüd tõepoolest ühed suured punktid siia maha vedelema panna, et eestlased, olge nüüd mehed ja naised ja tulge korjake ülesse. Ma saan aru, et see on just suunatud selle peale, et Eesti omad ratturid tuleksid kohale ja neil oleks reaalne võimalus tegelikult seeläbi lõpuks olümpiale jõuda. Jah, probleem on selles, et suurtel riikidel on tõepoolest väike eelis, kuna neil on rahvast rohkem ja punkte loetakse kokku 3 parema tulemusi. Ja meie häda ongi see, et meil nagu päris korralikku koondist pole, käiakse üksikult sõitmas, ka teinekord tugevaid sõite, aga sellist, et nagu massiga lüüa, seda võimalust meil ei ole. Ja siin nagu ongi see võimalus meie poolt ka loodud, et oleks kodus olema võistlus, kuhu ei pea eraldi suurte rahadega kohale sõitma, vaid et need punktid on võimalik siin meie ka teistel ja kolmandatel numbritel just siin üles korjata, et see ongi selle asja nagu niisugune strateegiline eesmärk. Velotuuri esimeseks etapiks oli individuaalne ajasõit, kui läbida tuli üks olümpiakrossi 4,4 kilomeetrine ring. Eestlaste pilgud olid suunatud Peeter Pruusile, kellel toodati tulemust ja ta ei vedanud alt. Ränk raskel maailma karikaetapi väärilisel tasemel ettevalmistatud rajal kulus Raplamaa mehel ühe ringi läbimiseks 12 minutit ja 49 sekundit. Keskmiseks kiiruseks tuli ringil koguni 20,6 kilomeetrit tunnis ja sellele ei suutnud keegi teine vastata. Venemaa koondislane Ivan Filatov oli 9 sekundit aeglasem. 3. aja sai eelmise koondise kaaslane Ilja Korjatšev, kel kulus raja läbimiseks juba üle 13 minuti. Eks see on väga tähtis, kuna see toimub kodus ja on esmakordselt see mitmepäevasõit UCI kategooria oma. Ja ma tulin siia kindlasti võidu mõtetega, aga ma ei oodanud, et ma võidan selle esimese etappi, sest tavaliselt mulle need väga lühikesed distantsid ei ole nii konti mööda. Aga kindlasti see on väga oluline ja kindlasti korraldajatele on meelt mööda ja samme edasi nende punktide kogumiseks. Ka naiste seas loodeti eestlanna edu. Mari-Liis Mõttus on iga aastaga teinud arenguhüppe edasi ja 21-aastaselt suudab ta Euroopa tippudega konkureerida kui võrdne võrdsega ja seda tõestas ta ka Kiviõlis. Ta alistas maailma reitingu esisaja algusesse kuuluvad venelannad, valgevenelannad ja ka ukrainlannad mäekõrguse ülekaaluga. Tema eduks naaberriigi koondistlase Olga Smirnova ees mõõdeti koguni 26 sekundit. Teine venelanna Kuusel Ahmadullina kaotas 40 sekundiga. Lõpptulemusega jään väga rahule. Ma küll sõidu ajal ootasin, et aeg ei tule nii hea, aga lõpuks oli positiivne üllatus ja tore, et võit tuli koju. Kui tähtis selline võistlus kodupinnal sinu jaoks on? Väga tähtis, et arvestades seda, kui keeruline on niigi neid punkte kokku saada, et olümpial kvalifitseerida, siis on hea, et riik on vastu tulnud ja sellise ürituse siia korraldanud.
Seega said liidrisärgid selga nii Pruus kui ka Mõttus. Nii mindi vastu reedesele päevale, kui kõrgetasemeline rahvusvaheline velotuur jätkus ülimalt vaatemängulise lühiraja võidusõiduga. See suhteliselt uus formaat on justkui mõeldud pealtvaatajatele maksimaalse sõidunaudingu saamiseks raja kõrvalt. Sõidu kestus peab olema umbes 20 minutit, seega sõitsid naised sel 1-kilomeetrisel trassil 7 ja mehed 10 ringi. Maastikuratta tipud, nende oskused ja sõidukäik oli kogu aeg ülihästi vaadeldav. Meeste sõidus läksid eest kõigepealt venelased. Grupitööga püüdsid nad oma mehele liidripositsioonile edu sisse saada, mis tõttu pidi Peeter Pruus ise ohjad haarama ja ette vedama minema. Itaalia klubi Torpedo Südtirol International esindava eestlase pakutud tempo kustutas järjest mehi selja tagant. Lõpuks jäi temaga mees mehe vastu konkureerima päev varemgi teisena lõpetanud Filatov. Koos viimasele paarisajale meetrile saabusid mehed aga üsna rahulikus tempos. Eelviimases kurvis vaatas Pruus veel üle õla ja venelane näitas, et ta ei spurdi. Nii kuulus võit teist päeva järjest Pruusile. Kolmas oli Maksim Gogolev Samarast. Viimase laskmise peal Vene treener ütles, et ära finišit pane või midagi sellist ma sain aru ja siis ta ütles, et ära põe, et ma ei pane ette, et ilmselt siis et ma olin ees terve aja, et sellepärast ei finišeerinud. Aumeeste käitumine ikkagi võib öelda? Võib küll nii öelda, aga ma arvan, et kui viimasse kurvi tuled esimesena oleks võitnud nagu nii, et sealt välja tulla on raske, et ega ma ei tea, väga riskida ka ei tahtnud, et mõtetu kukkuda viimas kurvis ka. Naiste sõidus tahtis liidri roosat särki kaitsta Mari-Liis Mõttus ja seda näitas ta ka oma sõiduga. Kohe alguses vajutas ta pedaali põhja ja kukkus konkurente küpsetama. Pealt näha ehk lihtsa sõidu teebki raskeks see, et puhkehetki rajal sisuliselt pole ja kogu aeg on pingutus maksimumi lähedal. Lõpuks suutis Eesti neiule konkurentsi pakkuda vaid Peeter Pruusiga samasse Itaalia klubisse kuuluv leedulanna Katarzyna Sosna. Mõttus pingutas, mis pingutas, kuid leedulanna hoidis temast hammastega kinni. Finišis oli nende vahe napid 4 sekundit võrulanna kasuks. See tähendas, et tema üldedu maratoni eel ulatus 53 sekundini jälitajate ees. Kolmandana tuli lühirajalt esimese päeva teine naine Olga Smirnova. Väga raske sõit oli tõesti. Algusest lõpuni kogu aeg oli tempo peal ja mul eesmärk oligi see, et oma sõitu teha, nagu öeldakse, full gas panna ja loota, et lihtsalt tüdrukud jäävad maha. Ja enamus jäid ka, nii et taktika toimis. Nii võistluspaik kui ka üldine korraldustase avaldasid Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu komissarile Rune Antonsonile väga head muljet. My impression so far is that this is a well-organized race. The 2 stages went very well. We could have more riders, of course, on the start, but we are in the far north of Europe, so it's a pretty long way for those from the middle part of Europe to travel up here. The course is very good, I think. It could have been organized a World Cup or a World Championship here, I think, in the course. So it's really? Yes, I think so. It's a very good course. The course is it's a very good standard. It's hard enough, and it's also technically with rock gardens, and you have climbs, and you have flat parts, and yes, I think this course contain everything you need for making a very good mountain bike course. It seems to me that Estonian cycling is growing up, and this type of events, I think, promote the sport in a very good way, and also attract riders, and yeah, it's a good way to marketing and to promote the mountain bike in the Baltic states. Laupäev ehk EK partnergrupp 5. Põlevakivi rattamaratoni päev algas uduga, millele järgnes pidev vihmasadu. Sadas nii enne võistlust, võistluse ajal ja eriti tugevalt veel pärast võistlust. 9 soojakraadi tähendas, et tuli jahe mudaralli.
Ehkki registreerunuid etapil oli palju, siis reaalselt stardijoone ületas sellise ilmaga erinevate distantside peale tublisti üle 600 osaleja. See näitab, et Eesti vanim rattamaratonide sari on endiselt elujõuline ja populaarne, pakkudes korraldusmeeskonna poolt kõrgeimat kvaliteeti, mis Eesti pinnal võimalik. Teist hooaega toimuvad 3 erineva pikkusega sõitu täiskasvanutele. Hawaii Expressi GP edasi jõudnud sõitjatele, Gardena maraton tublile harrastajale ning Jettoili poolmaraton algajatele ja noortele. Lisaks toimuvad kuni 10-aastastele traditsioonilised Põltsamaa lastesõidud, millised läbitakse võistluspaigas enne põhidistantse. Kogu ajakava on seatud nii, et terve pere saaks ühiselt mõnusalt looduses rattaseljas aega viita ning ei peaks ülemäära palju teineteise taga ootama. Põlevakivi rattamaraton pakub juba 5. korda erinevaid metsateid, liivateid, karjääre ja turbarabasid. Ehk kõike seda, mille poolest on kuulsad Ida-Virumaa ja Alutaguse metsad. Maasikaks on GP-sõitjatele ring ümber Kuremäe kloostri. Kui umbes veerand 66-kilomeetrisest GP-distantsist oli läbitud, ründasid Peeter Pruus ja mullune Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja üldvõitja Gert Jõeäär enne niinimetatud liivakasti. Korraks saadi jälitajatega ka 20-sekundiline vahe sisse, kuid sealt suutis neile järgi tulla venelane Maksim Gogolev. Triona jätkati pikalt ka võistlust. Alles siis, kui sõidetud oli 2/3 ja jõutud kuulsale kruusasirgele, mida hellitavalt ka paroodaks kutsutakse, olukord muutus. Terve sõidu 2 eestlase tuulde hoidunud venelasel plahvatas pauguga rehv ja ta oli hetkega tippkonkurentsist väljas. Küüslaugu festivali vahefiniši võit läks nii Gert Jõeäärele Peeter Pruusi ees. Neist esimesele pandi seepeale finišis selga ka vastav liidrisärk ning pähe küüslaugu pärjaga kaabu. Venelase õnnetuse tõttu tõusis Raido Saar 3, kaotades juba paari minutiga. Temast omakorda enam kui minutiga maas oli 4-liikmeline venelaste seltskond. 2 eestlast tegid koos tööd ja kasvatasid jälitajate ees edu. Kui jõuti Kuremäe kloostri taha, läks tandem koos mäest üles, kuid alla tuldi juba eraldi. Gert Jõeäärel puudus püssirohi Pruusi jõu vastu. Siitmaalt hakkas nende vahe kiiresti kärisema. Kui me Kuremäele jõudsime Gerdiga kloostri lähedale, siis ma nagu sõitsin tugevalt ja ma nagu otseselt ei rünnanud, aga Gert jäi maha ja mul ei olnud mõtet oodata, kuna mul on kõik sekundid ja minutid olulised, et siis ma panin siis edasi sama jõuga. Kindlalt võitis Pruus sissi mäefiniši ja sai selga ka vastavate kirjadega liidrisärgi. Lõpuks finišisse jõudes tuli võit 2 eestlase ees ülekaalukas. Gert Jõeäär kaotas lõpuks 23 sekundit üle 2 minuti. Raido Saar saabus temast omakorda minuti ja 50 sekundit hiljem. 4., 5., 6. tulid üle joone venelased Arsenti Vavilov, Jevgeni Evgrov ja nendest natukene maas Valeri Suhnjov, kes konkureerisid ka Kiviõli MTB Festi velotuuri raames. Pruusi edu enne olümpiakrossi sõitu pühapäeval oli jälitajate ees 6 minutit ja 35 sekundit. Lisaks velotuuri liidrisärgile sai ta enda kanda ka Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide liidrisärgi. Täna läksin kindla peale, panin rehvi rõhku veits liiga palju ja pidamine oli nagu natukene kehvem ja rehvi valik oleks võinud natuke teine olla, aga sai hakkama. Ja jõudu oli tegelikult korralikult ja suutsin vajutada, et ma arvan, ma tegin ikkagi 80% tööst või 70%, et Gert tegi ka ikka 3-40%, ma arvan, ja jõudu oli ja eks nii ta tuli. Kas see niivõrd suur ülekaal natukene tuli sulle üllatusena ka? Ja eks ikka, et ma ei oodanud, et ma nendest nii kergelt lahti saan, aga ju siis vorm on nii hea ja eks kuna ma võitsin ka eelmine nädal, 2 nädalat tagasi seal Itaalias maratoni, kus oli tase väga kõva, et ma arvan, et siin
on ka hea tase, aga seal oli tugevam, et ma arvan, et siis me liigume õiges suunas ja peabki nii olema. Naiste sõidus näitas tugevat jalga ja oma võimu Katarzyna Sosna, kes kohe alguses sõitis konkurentidel eest ära. Senine velotuuri liider Mari-Liis Mõttus püüdis hoida tempot ning vahe püsis terve sõidu paari minuti juures. Lõpuks finišis kaotas ta tugevale leedulannale 3 sekundit vähem kui 3 minutit. Venelanna Ahmadullinat edestas ta omakorda 6 minuti ja 9 sekundiga. Seega velotuuri viimaseks olümpiakrossi etapiks kujunes Mõttusel kaotust üldarvestuses 2 minutit ja 4 sekundit Sosnale. Katarzyna Sosna tugevus näitas seegi, et sõidus, kus olid stardis nii UCI mehed kui ka meie kohalikud kõvad tegijad, lõpetas ta suisa 34. Ja ehkki Mari-Liis Mõttuse 45. koht näitab tema kõrget taset, milleni viimati küündis ehk Grete Dreyer, siis tähendab see olukord seda, et liidrisärki Estonian Cup sarjas pole Mõttus saanud siiamaani veel kanda. Kardena maratonidistantsi võitis ja sai sellega selga kaasneva liidrisärgi Rene Kübar. Jetoili poolmaratoni liidrisärgi tõmbas enda selga kuni 14-aastaste vanuseklassis võistlev Mattias Mõttus, kes on ühtlasi Mari-Liis Mõttuse vend ja legendaarse maastikurattamehe Tarmo Mõttuse poeg. Põltsamaa lastesõitudes peetakse liidriarvestust ikka kuni 10-aastaste seas, kus seekord oli tüdrukutest kiireim Linda Lensmend järjekordse Mõttuse perekonna esindaja Marta Mõttuse ees. Nende järel tuli poiste kiireim Ralf Leon Rahu. Kiviõli MTB festi viimaseks päevaks oli vihmasadu taandunud, ent rada oli ikkagi kohati märg ja mudane. Sõidud peeti koos Husqvarna olümpiakrossi sarja sõitjatega. Naistele nähti ette 5 juba 4 päevast tuttavat olümpiakrossi ehk XCO ringi. Seega oli võistluse kogupikkuseks 22 kilomeetrit. Mari-Liis Mõttus asus koheselt rünnakule. Ehkki ta oli senisest 3 etapist 2 võitnud, pidi ta leedulanna alistamiseks üldarvestuses sõitma täna temast 2 minutit ja 5 sekundit kiiremini. Alguses tundus, et nii lähebki. Mõttus vajutas jõuliselt pedaale ja näitas oma tehnilisi oskusi ülikeerulistel laskumistel. Vahe aina kasvas ja 3. ringi ajal ulatus korra juba üle 1 minuti. Siis aga natukene tema jõud rauges. Väga tugeva jalaga, kuid mitte nii tehniline leedulanna võttis sirgetel ja tõusudel tasapisi sekundeid tagasi ja ei päästnud Mõttust see, et tehnilistel lõikudel oli ta jälle ise nobedam. Nii sõidetigi lõpuni. Etapivõit ei pakkunud Mõttusele just üleliia suurt rõõmu, kuna vahe leedulanna Katarzyna Sosnaga jäi alla minuti. See tähendas ka leedulanna võitu tuuri üldarvestuses. Для нашей сборной Литвы это очень большой результат, потому что у нас нету сильных спортсменок на МТБ. Так что я репрезентую Литву. Я бы хотела попасть на Олимпиаду, и это каждый маленький шаг к этому. И как все знаем, что надо собирать очки, и это один большой шаг нам попасть. 3 etapivõitu on ju tegelikult päris hästi, aga kahju sellest 1 minutist veel, et oleks võinud eile natuke kiiremini, aga kui jaksu ei ole, siis ei ole midagi teha. Kolmandaks tuli üldarvestuses venelanna Kuusel Ahmadullina, kes krossisõidus kaotas kindlalt esikahele, ent edestas veenvalt omakorda ülejäänuid. Meeste olümpiakrossi sõidu pikkuseks oli seekord 7 ringi ehk 30,8 kilomeetrit ränk, rasket ja tehnilist rada. Kui sõidu algul sisuliselt ei kaheldud Peeter Pruusi velotuuri üldvõidus, sest vahe järgnevatega oli üle 6 minuti, siis kõik nii libedalt siiski ei läinud. Kui esimesel ringil tuli Eesti esinumber neil sõitudel rivi eesotsas, siis teisel ringil olukord muutus. Nimelt jooksis tal kett mitmel korral maha, mis tõttu kukkus ta vahepeal suitsa 7. Kui Pruus oli tahapoole vajunud, astus esile teine Eesti mees.
Nimelt otsustas esimesest etapist hilinemise tõttu eemale jäänud Markus Pajur näidata oma oskusi ja jõudu. Ta haaras liidriohjad ja püüdis eest ära sõita. Tema kannul istus tuuri üldarvestuse teine Venemaa meister olümpiakrossis U23 arvestuses Ivan Filatov. Väikse vahega järgnesid neile veel 4 venelast. Selline olukord jätkus mõnda aega, kuni ratturite keeles sai Pajur haamri ning oli sunnitud rajalt maha tulema. Pruus pingutas ja kulutas end ning jõudis esipositsioonile tagasi. Siiski oli energiat rajale jäänud nii palju, et 2 ringi enne lõppu läks venelane Pruusi ette ise vedama ja värskemate jalgadega suutis viimasel ringil ka Maarjamaa mehe eest ära sõita. Finišis oli Filatovi edu Pruusi ees juba üle poole minuti. It was very difficult like yesterday race. I not a marathon racer, I just cross-country racer. It's my perfect and my lovely discipline. And your track, your race course, very perfect, and it was delicious for me, right, for this track. I think I have a more power because Peter more marathon racers, and I think for him was difficult these single tracks and these technical sections. Siiski Pruusi velotuuri üldvõidus lõpuks kahtlusi ei tekkinud. Üldiselt olen väga rahul, et ma täna üritasin sellest venelastiga 10 küünega kinni hoida, et proovisin talle ära panna, aga ta oli ikkagi natuke teravam ja lõpus mul jäi natuke puudu, et ta laskumistel oli veidi kiirem ja tal kuidagi täna oli see powerit veidi rohkem ja tõusu lõppudel, et täpselt ma jäin natuke maha ja siis jälle järgi ja mõned tehnilised viperused, aga eks ta oli natuke tugev täna. Ma olen ikkagi rahul, et sai see kokkuvõtte võit ja nüüd see on tehtud, et nüüd saab puhata natuke. Et see kokkuvõtte võit, et kui tähtis see sulle on, et tulid ja Eestis võitsid kodusõidu? Väga tähtis, et kuna esmakordselt oli ka nii kõrgetasemele sõit ja sai maksimumpunktid kohe ja sai võita, et korraldajatel kindlasti võimas ja ma arvan, et kõik, kes pealt vaatasid, neil oli hea elamus, et loodan, et nad ei pettunud ja et 4-3 võita ja 1 teine koht, et ma arvan, et see on väga positiivne ja nüüd on siit hea edasi minna. Näed sa sellel võistlusel siin ka tuleviku perspektiivi, et just selle nagu raja ja korralduse kõige mõttes, et võib siit kujuneda üks vägev maastikuratta nädalavahetus välja? Kindlasti, et kui kombineerida kuupäevad ka niimoodi, et ei oleks läheduses neid World Cupi sõite, et ma arvan, et sellepärast teid ka paljud sõitjad siia tulemata, et koht on vinge ja rajad on väga head, ja korraldus on, ei saa ühtegi paha sõna öelda, et siin saaks kindlasti sõita väga kõrgel tasemelise võistluse ja ma loodan, et järgmine aasta on väga kõvad mehed kohal siin ja et sponsorid võtte kuulda, et andke toetust ja teeme ära. 3. oli krossis Maksim Gogolev. 4. lõpetanud järjekordne venelane Pavel Lunde oli ka üldarvestuses 4. ja tema kaasmaalane 5. finišeerinud Jevgeni Evgrafov 3. 6. finišeerinud Peeter Tarvis sai ka üldarvestuses 6. koha. Tema selja taga lõpetanud Valeri Šuhnov jäi kokkuvõttes siiski tema ette 5. Tagasi aga laupäevase 5. põlevakivi rattamaratoni juurde. Mis on see asi, mis ajab inimesi massidena ka eriti näruse koerailmaga kodust välja metsa vahele mudasele teekonnale? Tuleb välja, et rattasõidul ka sellise ilmaga on oma suur võlu. See on ikka mõnus tegelikult, ikka sopaseks saad ja kui sa lõpetad, siis see tunne pärast on ikka hea. Et kõik on vastik, aga kui kuuma duši all on ära käidud, siis on hea meenutada, ja? Just saunas täpselt seal võtad väikse alkoholivaba õlle ja siis meenutad seda kõik. No aga mis teid rajale toob, sõltumata ilmast siis? Lihtsalt tahe tulla sõita, ennast proovile panna ja täpselt nii on. Eeskujud on ees ja nende järgi ja nii ta läheb. Väga äge oli, väga äge. Mis siis tegi selle ägedaks? Muda.
väga mõnus, väga karm. Väga hästi sai panna ratast ennast proovile. Kui ma praegu istun mõnusas soojas toas, vaatan YouTube'is seda nagu etapi kokkuvõtet ja mõtlen, et kui need on ikka täitsa hullud ju, kes siin sõidavad, siis mis sa ütleksid selle kohta? Kuidas see raja pealt pilk on? Raja peal on väga kihvt, väga äge, väga hoogne, mõnus, väga head singlid on. Aga nende istuvad seal diivani pealt tulgu sõitma. Pori, soppe, näos, see ei häiri? Ei, see ei häiri üldse. Tuleb piisavalt kiiresti ära pühkida, ongi korras. Mis siis rajale toob sõitma, et mis see käivitav mootor on? Masohhism. Ja algus oli suht kiire, aga see lõpp oli lihtsalt nagu mingi ukerdamine, uisutamine ja siuke suht libe. Ja mõnusad porine ka, ma näen? Ja, ma spaasi ei pea minema mingit mudavani võtma, nii et kõik on okei. No lõpp oli küll niimoodi, et aga ma seda viimast kilomeetrit sõidan. Aga kui pärast duši ajal ära käidud, kuuma duši ajal, siis on jälle emotsioon vist hoopis teistsugune? Tõenäoliselt küll, siis on nagu ideaalne supp kõrvale ja kõik. Ülimudane, vihmane, muidu oli täitsa tore. Aga mis siis toredaks tegi? Eks ikka see vahva singel ja libe siuke juurikas, et peab ikka natuke vaatama, et päris igalt poolt ei saa ikka niimoodi uisapais üle minna. Kui sa enne sõituga vaatasid kindlasti ilma teadet, et ei tekkinud seda mõtet, et kurjam, et äkki ikka ei tule? No eks ikka tekkis, aga mõtlesin, et võiks ju ikka siis siukse teistsuguse võistluse ka teha, et lubab, et terve aeg sajab vihma, nii et pole kunagi niimoodi võistelnud päris metsas. Ja kuidas siis lõpus tunne on? Väsinud ja päris mudane ja külm on olla. Aga samas naeratuse näol? Naeratuse näol, sest nüüd on tehtud ja nüüd saab minna puhkama. Oli siis rattailm ja rattasõit ka? Oli, absoluutselt. Mis sõidu lõpus ütled, et kui proua vastu võttis finišis, et kuidas sõidu kokku võtad? Talutav, mõnus. Talutav ja mõnus, et kuidas kokku käivad? No niimoodi käivadki, piitsa präänik. Väga hea sõit oli. Sopane libe, aga üldiselt kui targad sõitsid, siis jõukohane. Kuidas saab sopane ja libe sõit olla tore? No põhiline on see, et kui sa ei kuku ja saad rajaga hakkama, siis see ongi tore. Mis see teie jaoks väljakutse ja eesmärk sellistel sõitudel on? No, eesmärk on ikka see, et iseendaga nagu võistelda ja vaadata niiviisi, et nagu vorm ei langeks. Et puhas tervis. Et seda ei tee, et juba selles, et nüüd hirusasti võtaks nagu kõiki riske, et tegelikult tuleb seda nagu nautida ja üldiselt on see maastik siin väga suurepärane ja mitmekesine, et ega siia naljalt ei sattu, eriti kui Lääne-Eestist tuleb. Ja lõbus on ka? Lõbus on ikka jah, et eriti lõpp on lõbus alati. ja mis siin ikka, et ega tuleb ratas puhtaks pesta ja olla järgmine on jälle sõidus. Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari jätkub juba sel nädalavahetusel, kui Järvamaal sõidetakse 5. Ramudeni Valge Hobusemäe rattamaraton. Kohtumiseni!